Ja siin lõpebki minu Saaremaal viibimisaeg ja ma ei räägi siin üldse midagi juurde, sellepärast et las jääda kõik autentseks. And here is ending my trip or travel in Saaremaa and I'm not talking in here as nothing, let's being all it's like authentic. И здесь кончается наша поездочка по острову Саарема, и я ничего не буду здесь говорить. Хочу, чтобы все такое осталось такое аутентично. И в конце еще 1552 километра в общем. И здесь я прогуляюсь еще немножко по дому и по саду, чтобы запомнить, как все это выглядел. Наверное, я никогда не буду уже здесь. Вот что я хотел так сказать. Nüüd on siis 1. august 2023 ja kell on 8:53 ja on tulemas siis minu lahkumise aeg siit Saaremaalt ja teen veel korraks sellise kiirülevaate, et seda kõike meelde jätta, sellepärast et vaevalt usutav, et ma siia veel kunagi enam sattun. Et see tundub nagu sedasorti olema see asi, et ma siia enam küll kunagi vist ei sattu enam. Et ja käin ka veel aias korra tiiru peale, et aed nagu kah meelde jätta. Et muidu on niiviisi, et asjad lähevad meelest ära. Et siis on nagu mingisugune ikkagi nagu veel mingi mälestus sellest asjast. Et millised vaated siit taha näed. Ja hommikul sadas kõvasti vihma. Praegugi on veel selline tatine siin kõik. Nii, lähme vaatame maja taha korraks. Siia aeda veel. Et meenutada, et milline see välja näeb, siis ega ma ei olnud ka enam siin hulka aega käinud ja oli juba meelest nagu ära läinud, et kui suur või väike tegelikult see aed nagu on. Et mis mõõdud ja asjad ja et siis jääks nagu meelde. Niiviisi siis, et siis nagu niiviisi meelde jääks, sellepärast, et see on nii ebatõenäoline, et ma siia veel kunagi sattun, sellepärast, et kui mujal Eestis võib öelda, et ma siia enam kunagi ei sattu, nagu mul on juhtus nüüd ju selle aasta juunis siin mõningate teede peal, siis Eesti on nagu teine asi või see mandri Eesti, ütleme nõnda, et siin võib juhtuda sellised kokkupuute kohti, aga Saaremaale selleks peab täiesti eraldi siia sõitma, et siin nagu selliseid selliseid kokkupuute punkte nagu ei ole. Et lihtsalt, et niisama siia sattuks. Et selline asi siis. Et siis jääks nagu meelde ka need kohad, et mis siin on ja mis siin ei ole. And today is 1st August 2023 and today I'm left. And I'm walking in here around it to remember that place, but I think that I'm never been in the future. I think that. Итак, сегодня 1 августа 2023 год, вторник. Я сегодня уезжаю. Я просто хожу, чтобы запомнить это место. Сюда просто так не попадешь с Саарем. Еще если еще другие места Эстонии, может быть, совпадают еще какие-то дороги, так сюда-туда, то здесь уже как-то не так уже, что вроде уже случайно просто сюда не попадешь, потому что сюда надо специально ехать, и этот не так просто, чтобы велосипедом ехать из старту. Это довольно такой длинный путь надо сделать, чтобы так, на улицу тоже взгляд один.
И дожди были сильные утром. И сейчас и 15 градусов температура. Я, да, только так. Но здесь недалеко кататься, где этот большой грузовик, и с большим грузовиком уедем. Ja suure veoautoga sõidame siis ära. Nii, ja lõpetangi kohe siis selle asja ära. Nii, siin on veel naabrite maja, aiamaja, mis on ehitatud, mida vanasti ei olnud, mida mina ei näinud ennem. Siin on siis selline asi siin siis. Et siit on siis nagu need majatagused ka. Et milline see kõik siis siit välja näeb. Et nagu oleks mida siis nagu meenutada pärast. Nii, aga olgu, praegu siis aitab. Ei ole oo võtmises, ei ole asi üldse. Selge siis aste Mässu kõrvale. Jah. No selge. Ei noh, vähemalt ta pani tegevus vahet pole. Homme nimeks. Oi, teeme nii. Kuule, siin oli vist mingi mootorrattur surma saanud. Jah, kus praegu läksin mööda sinna. Ei tea, kas midagi nüüd lõpuks oli kuulda, aga mis taga juhtus, ega ei tea siis. Ju ta siin selle tuule viimaga pani. See lükkas ta võib-olla raudadesse. Nad postil on seal saun jõule. Oota, kas see on vana tee olnud või? Jah, see on vana tee. See on vana tee. Taga, ei ole, saun on ära kindlasti. Sinna siis ühes ujum, saun on siis jõud. See on see nimevad presidendi allees. Mis president selle teinud on siia siis? Kuid istut on siia. Kõik presidendid? Siin on vaata näed on näha. Ma ei tea, kas kõik aga kutsuvad asjada. Kohe tuleb see emutuulik tuleb, siis paremat kätte. Ega ma ei tunne, nii et ma olen selle koha pealt lollisin praegu. Tuulik juba paistab. See emutuulik. Juba kurat jõudis, võib-olla jäi peale, võib-olla jäänud, võib-olla nägin hiljem. See käsi, tolgusta teis. No mis siis? Ära hakka mööda pressima selle pärast. Ai, ma olen serge peal, ma võtan pärast sinna. Saaremaal on ka need rajooni autobussid on veel need tasuta, eks ole. Vist küll. Vist veel on. Ja, ma mõtlen, Saaremaal on tasuta. Ainult Pärnus ja Harjumaal ei ole. Niigi palju seda Muhumaad siis peale enam. Metsi osa. Siit läheb seda koguvad, kes seal nad tegid selle Siigma olema ja olidest siin koguvad. Sa mõtled nüüd seda uut filmi või? Ei, see vana. Ma tõesti ei tea seda. Eks nad pidid ju kuskil tegema, kus on kadakad ja meri ja kivid ja kuskil nad peavad ikka... Vist oli siis koguvad. Kuskil nad ikka pidid, kuskil nad peavad niiviisi olema, jah. Nüüd on uus film ka tehtud. Nagu selline samasugune, aga ma ei ole näinud seda kuskil.
oota, mis kuradi filmi me nüüd vaatasime, see oli küll paras jura, mingi ka jälle. Talve oli jama minu arust. Talve on ka jama, aga nüüd nad tegid ka veel mingi film oli veel täid jura. Kuule, aga nad see korra liivapoe juures ka ringi seegel, seal on täis turg. Ma võin seal korra kinni pidada. Ei, ega mul minu pärast ei ole vaja. Meil aeg on. Meil on 10-50 buss, meil praam. Buss. Aga mis see liivapoes seal on? Ei, seal on kõik, seal on suke nagu turg on see, kõik kalapoed ja äkist on seda muu leiba. Ei, mina ei taha osta midagi kaasa, ei taha mina midagi siit. Oleks palju proovid siin? Oh, tead, ma ei oska öelda, tead, ma ei hakka, mul on kott kurat juba niigi raske, ei hakka mina sealt. Siin on jalgrattatee ära, sa räägi. Selline asi on isegi siin. Ei, muu on ka kena ilus käib, kui see singi sõita. Ei vaid üldse vastu. Siin on ka üks pank on veel seal taga elama all. Siin on see vana muu kinik veel. Kus pool see Ivolinna maja on, ei tea? Kas see oli siin Ellama kandis kuskil? Kuskil kas siit viivalt edasi. Sul on mingi see Saaremaa raadio muu seal Pähklust rääkis ja Kalli raadio. Nii, aga mis tuli see siin vilgub, mis raudteest meile? Kiirus. Ja ma korraga ei vaadanud, ma vaatasin, et mis kuradi raudteest me siin üles sõidame. Kuule, aga vanal ajal oli ju läinud ju siit ju rong ka Kuressaareni välja, eks ole, ju mingi kitsarööpaline, eks ole vist või? Pidi olema ikkagi Virtsust rong Kuressaarde mingi kitsarööpaline. Virtsu ta tuli küll. Ei, Virtsu ka, aga kas siit poolt edasi ei tulnud mingi kitsarööpaline? Ei ole olnud. Rohkem nagu seal pool oli. Ja see on nüüd liiva, jah? Jah. Siin on kõik vaatad turud, värgid, kalapoed. Ei. Mul ei ole ju mõtet, ma lihtsalt vaatan ainult edasi. Autosid on siin nii palju, nagu oleks kuradi pulmad ja matus. Siin on metsik läbi nüüd ka, nad siia tehtud või uusune. Ei, liiva on ikka metsikult arenenud siin. 1,759 oli bensiini hind 95. Peale metsatukka mul selle naise tädi elab siin. Peale kui mets. Ja siit läheb veel siin Taraste mõise ka. Tead, mis see kuradi... Sooväär. Spekalistid. Naide sugulased siin pead saadama, see talus. Sulle tahab minevaks pultide remondi. Ma viin kenast ilusast kohast läbi. Ei, ära hakka sisse sõitma. Ma teen hästi kergi paudi. Ei kurat, ma ei saa pausi kätte, siis ma kõrbin, ei saa minna. Mulle tuleb pausid sisse, siis ma võin kõrbin. Aga kuule, kui sa nüüd selle sama autoga sõidad, ütleme, et Saksamaale ja Saksamaal politseinik vaatab, et sa oled kuskil 90-ga sõitnud, mis siis saab? No ta näeb ära, ma olen Eestis sõitnud. Ta näeb ära seda, jah? Ikkagi näeb ära, jah? Ta näeb, mul on igas. Nüüd on niimoodi, et kui ma näiteks lähen Lätti, ma pean kinni pidama.
ja sisestama selle Läti LV siis. Selge. Ahah, selge, et ei ole nii, et tuimalt võtab, eks ole, ja selge niiviisi. Muidu vanasti oli pohku, panid siit lõppriigiks, ütleme, algriik oli Eesti, lõppriik oli ainult Poola panid PLL. Aga nüüd on lähed Läti pealt kinni, lähed Leetu pealt kinni. Et siis paned selle riigi. Sulle andis tänu, jah? Jah, ma andsin. Ja ma sain aru, et sa andsid suunda talle, jah. Et talle tee on vaba, jah. Sul on see kindel aeg sinna oma nendel autodele broneeritud. Muidu praegu 10-15 läheb tööd. Sinna on kahtlane juba. Ei, sinna ei jõua ja ma pean Türilt läbi minema. Ma olen korra Türilt ja see lahti tõstavad see plasti maha ja Aga sa nagunii tahtsid ju sealt läbi sõita või sa kaudu sa sõidad? Ma olen muidu sealt Pärnu kaudu läinud. Ahaa, Pärnu kaudu ikkagi, jah. See on see, kurat, see postid sõidab maha. Aga need on need plastmasspostid. Ei püsti, jah. Üks asi ninaga teed jõnksu, aga see, mis see taga teeb, ega see on veel teine asi. See elab oma elu seal taga. See on täitsa saanud. Ma ennast sõidukirjut sellist breeku saada. Ja tuleb ja seisma ei jäägi. See enam-vähem tead ka kõiki neid, eks ole, kes siin hõõruvad neid suured autod, eks ole. Ja sa tead, sest et ega siia väga, see ei ole nagu Ikla-Pärnu maantee, et seal on must miljon juhti ja sa ei tunne mitte kedagi, eks ole. No eks hingelt ka hästi palju hõõrad peab. Käib. Aga sa räägi, ega sul võtab ikkagi see läbisõit, võtab siit ka aega, ei ole ta midagi nii väga väike. 55 minutit. Ei, ma mõtlen siit läbi selle Muhumaa, ega see on ka selline juba sõidame ja kurat ära ei sõida veel. No ütleme, et Tammi pealt tulles tuleb hoopis 90 ja 15 minutit. 15 minutit. Kuskil jätkub keset Tambris, ma olen 15 minutit peale. Näed, siin hakkab nagu jälle kadakad hakkavad tulema ja teab, mis imelik asi on, need, kes kõik need igasugused suveniire müüvad kadakatest asjadest, millegi pärast nad ei lõhna. See kaotab ajavik on ära. Aga nüüd, kui sa hästi olnud viivapaberiga teed korreksti, kohe lööd lahti. Arvad, jah. Ma tahtsin endal teha leiniruumi, kadakalaua. Saaks lauad välja. Ma lõin käe. Kassal ma ei näita, et ma laua. Ühes kohas tädi ütles mulle, et tuul viib lõhna ära. Siis tuli teine keegi külastaja naisterahvus, võttis selle sama asja, ütles, et ei lõhna jah. Nad on pikalt seisnud selle pärast. Samas, aga ma mäletan ikka Vene-aegne mingisugune tehtud rist ja need nagu lõigatud nagu kohe niiviisi otse nagu ilma suurema mingi töötlemiseta. No lõhnas niiviisi, et köögis oli, tuled kööki sisse, kohe tunned, kohe hea kadaka lõhn. Aastaid oli see lõhn. Need lauad, mis ma nägin, need seisid mul seal pöönikuivest mitu aastat, pole ka erilist lõhna. Ja nii kui see korras saed ja puht, need kohe lõhna. Nii, siin läheb nagu see pilveasi natuke nagu eledamaks. Just see nüüd kuivast mõned värksin.
sul on kohe oma spetsrida siin kohe selle jaoks jah, ma lähen siit läbi e-pileti. Aga kas sa pead muretsema ka mingisuguse piletiga selle jaoks? Jah, mul seefted pileti ära. Ma mõtlesin see, et aga kas Saaremaa autodele kuidagi kõik need asjad ei ole nagu tasuta kõik ei ole või? Näed, kurat, polegi mul bronni pannud. Ma otsin olen 10-50. Aga kus sa aru said praegu? 5 süda. Ja siin ta 6. peale? Jah, ma küll lähen tavarüttega, tavarida. Laev läks just välja, 2 minutit ilmats. Vahet ei ole. Palju neid käib, neid laevu siin? 2 tükki iga poole tunni. 2 tükki käivad, aga mulle selline tunne, et nagu 3 tükki käiks. Lõuna ajal käib see, Regula käib kaabis. Nii, nüüd on nagu kõik siis. Olgu, nüüd ma lülitan välja, nüüd ei ole enam põhjust edasi. Ahah. Miks sa ei, või, aga mis ta näitas sulle käega siin? Sinna, et ma kallaku peale ei läheks. Millise kallaku? Näe, vaata, selle ees on kallak. No, et jäetakse nagu sileda põrangu peale. Ahah. Et no siit edasi. Väiksed autod on kõik praktiliselt sinna pandud. Jah. Nii. Ja sina ei tohi kallaku peale minna, jah? Näe, ta ruumi on, et siis... Nii, nüüd ongi, aga sinna topitakse veel väiksed autod vahele nüüd sinule siia ette, on ju vist, jah? Ei, siin pole rohkem. Rohkem ei ole siin. Vaat, siin on need. Ahah. Käis laeva teine. Selge. Siin on sügavused on näha. Ja ma vaatan, kuidas siin võtab seda peale. Ma sain aru, jah. Võtab ikka kaugemalt ka seda üld seda. Nii, juba sõidab, jah? Jah. Kuradi kähku küll. Vaata, mul see naise kodukoht on siin. Mina käisin kõige kaugemal Tornimäel. Ma mõtlesin, et... No nii ma peab. Kõrkpere. Ei, ta on siin pool. Nii, ta on kaugele jääb. Ei, ma sõitsin Tornimäest. No jah, ma tulin siit taga. Ma mõtlesin ka siia poole, aga ma vaatasin, et liiga kaugele jääb. Ilm oli ka kahtlane selline. Täpselt selle lahe ääres, et püügiatlast. Siin käime. No siin on see kübas selle majakil see. Mingisugune mulje jääb siia. No mis selle laeva nimi oli meil nüüd? Piret. Piret. Aga Töll ja Piret vist ühtemoodi või? Värvivahe. Värvivahe ainult, ahah. Tehnoloogia on sama, eks ole, jah? Aga noh, need veelolaevad on kordades parem. Ma mõtlen, et kosu on ikkagi sama, eks ole, kõik, jah? Üks ühele, jah? Need, mis need veelolaevad, need on kordades parem laevad. Siin vist täna ei ole vahet, kas sa oled ees või taga, sellepärast, et... Aga see laev sõidab ükskõik kumba pidi, tal ei ole vist vahet, kumb on esimene pool, kumb tagumine pool on, eks ole. Kurat, juba nii kähku on ära sõitnud, ma eelmine kord ka avastasin, et kui ma maha ronisin ja peldikus ära käisin ja ise mõtlesin, et miks laev sõitma ei ole hakanud, siis tulen välja ja vaatan, kurat, juba kaugel juba on.
Kuule, Kaido, aga mis seal on? See, seal? Kesselaid on seal, jah? Ahah. Aa. Mahasõitmine, see trall siin käib kõik. Nüüd nagu meenutus. Aga me veel sõidame, aga juba ots on. Jah, visiir lahti. Nad teevad enne lahti. Kas sa näiteks selle posti järgi, mis siin on, oskad öelda, näiteks, kui kaugel me veel oleme siit või? Ja, mõtte siin võib-olla autode vahelt tökki puud hakkab paistma. Need on kohe siin. Ja näed, see ongi viimane valguspost, et kohe oleme kohal. Seal on vist meil mingi terve hunnik kaameraid on küljes veel. No ja, eks siin praegu kõike jälgitakse kõige sellega. Tänan päeval. Türi raudteejaamas on muidu hea söögikoht. No, me pääse sinna nii palju, ma pääse ligi sinna. Sa ei pääse ligi sinna, vot jah. Seal on niiviisi, et ise tõstad endale, mida tahad ja siis on kõik nagu selle ühe hinnaga. Jaa, okei. Seal on selline söögikoht on Türi raudteejaamas. Aga ma tean küll, sa lähed sinna sellesse tööstuspiirkonda seal, kus tulevad need, ma tean küll, seal on igasugused küll traktorifirmad ja... Raplas on üks hea söökla. See on seal kuradi Olerexi juures kurad, kus seal on portsud isegi muusugune, see on täis portsust jagu. Huvitav. Vaata, kui sa Viljandist tuled Tartu poole, seal on üks vana kolhosiaegne söökla. Üks vanamami peab seda. Ja seal on kõik on vana. Kas ei, me räägime Kõo. Jah, aga too ei ole Tartu, too on Viljandi Põltsamaa tee. Ja. Viljandi Paide Rakvere või mida mingi selline tee on too seal. Aga selle Viljandi maanteel on see, kus see mutt peab täis. No siuke tunne nagu oleks 30 aastat tagasi kuskil sattunud. See. Ma olen sealt jalgrattaga seal mitu korda mööda sõitnud, aga ma olen niiviisi hommikul olen sõitnud ja tema teeb alles mingi kell 11 lahti, aga ma olen juba seal olnud ja siis õhtul olen tagasi tulnud siis, kui temal juba kinni on. Kurad kiht söökla. Ma usun, ma olen ka nagu mõelnud tolle koha peal, aga mul ei ole jõudnud, ma ei ole trehvanud veel sinna. Too on Kõo on tolle koha nimi on. Aga mammide hästi head söök, näed, mul tuleb pausid täis. Tuleb täpselt, jah. 29 minutit praegu. Aga siis sa pead veel minut aega seisma ju veel. Aga hakkad üle võtma. Nad võtavad üle alla. Mul tuleb aeg täis. Aha, selge. No ja muidugi väikesed las... Ja kusjuures see auto laseb mul pool minutit varastada. Aga sa panid mootori käima juba ju? Jah, aga ta laseb jah nüüd varastada. Aga see ei loe, et sa mootori käima panid? Ei loe. See on mootori. Ma saan veel selle digiga, näed, kolme käes. On, jah. Ma saan selle digiga veel niimoodi teha, et hüppan laeva pealt maha ja panen kohe pausid ja siis seisan edasi. Kui kaua ta sul laseb sõita niiviisi? Minut, poolteist või 27 minutit. Kurat, nii kähku sa jõuad juba? Ma jõuan siit maha. 20 välis 25. Kurat, see sai minut tühjaks. Mul on kotis võib-olla tulema asi kuskil. Tikku kõsu. Nii, kõigepealt jälle väiksed aetakse välja. No väga õige. Nüüd sina saad välja sõita. Tunneb teda muidugi vanad. Jah, see ongi see sama kõige vanem. Ahah, vanem mees. Ahah. Nii, ja siin mis laev meil siin vasakul? See on nüüd see vana Regula. Regula on see. Ahah,
vaatan seda ka peale korra natukene. On jah, Regula, jah. Ma korraga ei näinud siin seda. Nii, ja kui palju me siis seda rahvast siis oleme siin, jumal, no sinnapoole tahab päris palju saada. Sa sealt auruveduri juures sõidad üle või ei sõida või? Täpselt Türile. Jah. Täpselt mööda. No sa sõidad... Sealt ma lähen üle raudtee. Aga sa tuled põhja poolt, tuled, jah? Siis järelikult, jah, põhja poolt tulen. Ja, siis raudteejaama, et ei keerata peale auruvedurit kohe esimene tänav kohe paremale. Jah. Seal on raudteejaam. Jah. Ja seal on see söök, no ma lihtsalt räägin, aga söök... Seal oli muidu parkla ka, kui need ei pääse selle suurega sinna parkida. Ennem seda on mingi poed, on sinna vist pääsema. Poe juurde, jah. Seal, kus see krossi ja maailma. Ei. Kui paremale keerata, seal on ka mingisugune koht, on seal mingid lillepoed ja mingid asjad on see. Ma ei rääkinud. No ja selge, ei ole mõtet minna, ma lihtsalt ütlen lihtsalt. Ma täna vaata käisin ju seal platsi taga ümber pööramas ju ennast. Ja. Kurat, üks sõiduks just tuli parkis või kinni. Ei saanud, siin ma läksin tänavu kiiresti mingi. Sügisel ja talvel on tunduvalt vähem ka autosid või? On kohe sees. Siis on praaviliiklus ka võrrelda. Praegu on õnneks hea aeg, kus iga poole tunni tegelt käivad. Kas mingi Virtsu asula ka tuleb või... See ongi Virtsu asula. See ongi juba, jah. Siin ongi, jah. Ja siin vasakul on see vana kalakombina. See. Ma ei tea, nüüd nad seda siin vaikselt renoveerivad, et mingi tööstuspark või mis nad siia tahavad teha. Siin käib ikka tõsine remont. Kusjuures, kui ma Saaremaal olin, nüüd sõitsin ringi, siis ma oma hämmastuseks ma mõtlesin kogu aeg, et see Kärna-Äärni Uduvere, et see on välja mõeldud koht. Kurat tuleb välja, et see on olemas. Ja, see oli minu jaoks. Ma mõtlesin, et see on mingi nalja välja mõeldud koht selline. Aga ei, kurat, Uduvere on täiesti olemas. Täiesti olemas, jah. Et ei ole ta midagi välja mõeldud. See oli mulle kohe nagu selline meeldiv üllatus. Siis kogemata sõitsin mööda metsateid pidi ja siis avastasin selle Raimond Valgre, selle Saaremaa valsi, selle mälestuskivi koha ja see on Valjala, raske seletada mulle, aga seal on selline koht, aga ta on väga väikese metsa sellise tee peal, et ta ei ole isegi nagu suurem kruusatee ei ole, et ta on selline päris selline närune selline. 46. aastal olevat seal mingid suured talgul olnud, mingid soodekuivendused, lausa 800 inimest olevat seal talgul olnud. Aga kuule, ma olen ka seda midagi kuulnud. Ja siis Debora Vaarandi olevat siis nagu mingisuguse poeemi seal nagu kirjutanud ja ma ei tea, kas siis Valgre ise seal koha peal oli seda nagu ei oleks olnud, aga siis on kirjutatud jah, et kuna Georg Ots võttis selle loo, võttis endale repertuaari võttis, siis sai nagu igale poole, et ta laulis seda Soomes seda ja igal pool, et nii, järgmine peatus Türi. Ja ma lõpetan selle, vaatan veel merd viimast korda kasandus. See on vana tamm. Vets on ju ka poolsaad. Oli jah, eks ta on järjest kuivemaks jäänud. See vana tammi koht siin käis ju korral 4 minutit, ta tohutud lahingud. Ei, 41 või 44? No ma räägin 40. No siis kui Saksan tuli. Saksan tuli 41. Jah, mälen see välja peaks.
nii, nüüd aitab küll, nüüd on tavaline maa. Olemegi siis Tartus, täna on siis 17. juuli 2030. Rein sõidab autoga või? Aga ma näen, et vist Reinu auto on, jah. And I am back to Tartu. It's Tartu Beverly Farhouse and now I'm in here. Итак, я опять в Тарту с этим большим машином, с грузовиком. Ехал в Тарту. Вот так. И потихоньку сейчас передвигаемся домой. 2,5 kilomeetrit. Ja 2,5 kilomeetrit siis liikuda siit. Sõida ei lähe Tallinna teed poolt, vaid lähen teisel tee poolt, et siis, et lähme siit mingite nende ladude vahelt ja no mitte ladude, mis iganes siis ei ole. Ja kurat, kusjuures on hämmastav, siin on soe, see on lihtsalt uskumatu, siin on soe, siin on suviselt soe, ei ole absoluutselt isegi külma tunnetki ei ole, et ei kügele keset päeva. And what is a very strange in here back, it's in here is a warm. It's not very sunny or it's not very it's not heating, but it's in here is a warm. At first in 15 days it was only cold and cold and cold, and here is it's a good wind and warm wind, and it's in the mainland it's always is a different climate. И так хорошо, тепло. На этом на большом стране, и как это здесь, все-таки климат другой. Все это несколько градусов температур больше. Видно, что не очень загреет, но теплый воздух. Вот еду сейчас и чувствую, что у меня такой теплый воздух такой. Хотелось бы куда-то сейчас, куда-то далеко ехать с таким погодом, а не начинать какой-то тут какой-то день. Все равно, когда я из Сааремаа не ехал, всегда было вроде так холодно. Или такое, если день, то сразу очень холодно. Ну, сейчас проверяем, так на всякий случай, а кто-то тут напротив. Итак, сейчас. Так, в тени еду. Тепло, тепло, тепло. And I'm riding under the shadows. But it's a normal, warm. It's now it's a feeling, it's like I want to ride to somewhere too far with that temperature. Ja siin on nii hea, isegi varjus on siin paras praegu päikse käes, et siin on soe. Kurat, et ei külmeta, ei kügele, isegi varjus. Mitte nii nagu Saaremaal ükskõik kuhu varju satud, nii hakkas külm. Aga siin on normaalne. Lihtsalt uskumatu, kuidas on nende asjade vahe ikka külm. Nii, ja siit on meil siis ainult 2,5 kilomeetrit sõita, huvitavad juba kilomeeter on sõidetud juba. Õlletehasse laost ja saigi siis suure veoautoga, saigi siis ilusti Tartusse. Käisime ka Raplas söömas, autojuht teadis rääkida, et vanasti oli siin kohutavalt suured praed ja läksime sinna, ja ma vaatasin, et kui suur see praad siis on, see teine meie mees küsis, Kaido siis autojuht, ja võttis suure prae, ma vaatasin, et üldse ei ole suur, et küsiti, kas poolikut, ma ütlesin, ei, ma võtan samasuguse. Ja nüüd selles Saaremaa, selles päevakas, kus ma käisin söömas, seal on pool praadi, on sama suur, kui Raplas oli suur praad. Huvitav, miks nad seda teevad, miks nad selle, huvitav, mis nad siia teevad nüüd? Ei tea. Laiendavad arvatavasti seda alumiiniumi tehast nii. Vaatame, et siin kedagi meile kaela ei tuleks, kurat juba tuleb kaela.
kogemata jõudsin siia. Ja et ja ilmad on, ilm näeb välja nagu samasugune nagu Saaremaal või noh, nagu selline. Ja Saaremaal sadas hommikul vihma sadas. No siin võib veel hakata sadama vihma. Aga siin on normaalne soojus, mul ei ole külm, ei ole. Tuul on küll praegu vastu, aga see ei ole külm ei ole üldse. Et ikkagi nii suur vahe on, mul kohe, mõnes mõttes ma tunnen isegi rõõmu, et ma jõudsin tagasi sellisesse kohta, kus on normaalne kliima, need isegi Rimi pood on sama koha peal veel alles. Итак, в магазине еще и на до сих пор. И там цены бензина, да, поднялся один. Так, здесь у нас как раз здесь. Сейчас лево, и мы почти уже дома. And I am almost at home. Ja tõesti, nii, aga ega ma kokkuvõtteid ei suudagi praegu teha siin midagi, sellepärast, et mul ei ole, oleks mul teaks ma, kui palju oleks mul kilomeetrit algnäit olnud. No see on mul videos olemas, aga ma lihtsalt seda ei tea. Ja see ongi see, et ma lihtsalt ei tea seda. Et ma ei oska isegi öelda, kui palju neid siis siin on vahepeal juurde tekkinud neid. Nii. Tundub, et selle asfaldiga ei ole midagi tehtud, et siia, kuhu seda killustik on visatud, 2 nädalat on möödas, aga midagi nagu muutunud ei ole. И так 2 недели прошло, и до сих пор вот такое же эти гравли, ну такое, сюда гидано такое. Я думал, что ну что-то тут битумен ставить или что-то уже такое, что вроде так гладким сделают все эти места. Так, вроде нету никого. А ни хрена не поменялось. Так, ma kahtlustan, et tekk on kohutavalt välja kasvanud, et see võib olla äärmiselt ebameeldiv, et võib-olla äärmiselt ebameeldiv seda vaadata, sellepärast, et ma pean hakkama teda siis peaaegu kohe lõikama. И боюсь, что этот кусты или как этот, здесь все выросло, что сразу порезать надо. Да не надо порезать сразу. Да, не надо. Так, посмотрим один момент еще на большую улицу тоже. Что тут у нас? 2 недели не было, и такое все это такое, кажется, будто бы такое, все такое выглядит как чужое такое. Так. Так, и все вроде все нормально. И кусты, не надо порезать. And I'm not need to cut that. It's I can wait, it's a little, maybe it's a week or a little more, and somebody is, I'm seeing that cutting the grass, I see that. И так и видно, что даже траву кто-то покосил здесь какое-то время. Да, вроде нормально. Ja isegi muru on lõigatud. Nii. But I'm not doing now is any conclusion because it's I don't remember it how much is it in the first, how much is showing. From Beer Beverly factory Farehouse to here is 2 kilometers and 800 meters. И 2 kilometra 800 metrov из Pivozavodskого sklada ja õlletehase siis on 2,8 kilomeetrit seda teed pidi. Kui otsemad teed pidi, siis tuleb 2,5. Et jah,
tegelikult on oleks see nagu minna siis selle Ahhaa keskuse taha. On 2,8 kilomeetrit. Niiviisi siis. Nii, ja valgeklaari õunad on alla kukkunud, aga nad on väga rohelised. And white clar apples are dropping down, but that's very green. It's not eatable. Nii. Valgeklaarid on alla kukkunud, aga nad ei ole üldse valmis, nad ei ole üldse ilusad. Nad ei ole üldse ilusad, et neid sööma hakata. Rohelised sellised junnid on. Nii, aga olgu. Sellega on siis järjekordne pisikene reisikene siis lõppenud. Ratas pidas üldiselt vastu, ainult et ma ei saa aru, et mis selle kinnitusklambriga saab, seda tuleb hakata vaatama. Aga noh, siin saab ta teisiti kinni panna. Nii, olgu kõik. Vaatame tuult ka. Tuul on lõuna ja kagutuul. And wind is south and southeast side. И ветер южный, юго-восточный. Ну, более-менее я по этот вымпеле смотрю. Так, и ветер есть нормальный здесь, и тепло. Я стою здесь в тени сейчас, и здесь нормально. Нету такого чувства, что холодно. Говорят, что здесь все время такое было. Звонил, конечно.